Tšau sõbrad, pole ammu näinud. Mis vahepeal juhtunud on? Selles mõttes on mul tänaseks päevaks kõik paberimajandus lõpuks korras ja suure tõenäosusega saan ma lennata teisipäeval kaevandusse tööle ja sinna ma jään siis 8 nädalaks. Ja kuna täna on pühapäev ja ma mõtlesin, et ma peaks hakkama vaikselt oma kotti pakkima tegelikult sinna kaevandusse minemise jaoks, siis ma näitan teile, mis mul kaasas üldse on. Nagu te teate, siis ma tulin ainult ühe käsipagasiga, milleks on siis seljakott. Ja kuna meil on plaan järgmised 2 aastat vähemalt teel olla, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis on see esimene setup, millega mina otsustasin Eestist tulla. Ja loodetavasti siis leiate teie ka inspiratsiooni sellest, kuidas järgmisele reisile minna, mitte võttes siis liiga palju asju kaasa ja ei muud kui lähme asjade juurde. Nii, kuna asju on nii vähe, siis nende väljalaotumine võttis tegelikult ületavalt vähe aega. Aga lähme siis asjade juurde. Et siin nad on. Nii, esimene kõige olulisem asi on siis meie uus MacBook, millega me teeme kõik meie videod. Ja ütleme nii, et selle uue arvutiga on läinud töö tegemine oluliselt lihtsamaks. Järgmisena on siis meil selline uus mänguasi, nagu te teate, siis me oleme kõik oma videod teinud seni GorillaPodiga. Aga nüüd on meil selline telefoni gimbal, millest ma teen küll ka tegelikult video kunagi hiljem, sest see on väga hea asi, millega videoid teha. Järgmiseks on droon, DJI Spark. Kõik film sai sellega filmitud, kes te olete näinud. Siis on mul selline IKEA pakkimiskottidest saadud kott, kus on kõik minu laadijad ja juhtmed sees. Arvutilaadija, hästi oluline asi, kui reisid igal pool mujal Euroopast väljaspool, selline reisiadapter ja täiesti uskumatult head asjad on minu uued kõrvaklapid. Kuna minu eelmised kõrvaklapid lõpetasid töö, siis täiesti uskumatu, kui head need on. Järgmiseks siis hügieenikott. Need on kõik minu riided. Selles suures kotis ma siis hoian oma T-särke ja pusasid. Mul on siis 2 pikavarakukassi, ülejäänud on T-särgid. Siin sees on minu lühikesed püksid ja siin kotis on mu pesu. Edasi liikudes ei teadnud, millisesse kliimasse me lähme, nii et ma võtsin igaks juhuks kaasa ka Helly Hanseni jope, siis kui peaks vihma sadama. Ja siis sellist väikest pudi-padi veel, pass loomulikult, USB adapter, uue MacBooki jaoks on siis mälukaardi lugeja, mälukaart ja selle adapter ja siis väike USB-C adapter uuele arvutile. Ja kuhu see kõik mahub, on selline seljakott, mille me saime siis matkamaailmast, Osprey. Ja täitsa uskumatu, kui hea kott see tegelikult on. Väga palju asju mahub sinna sisse. Ja siis on mul lihtsalt seljas need riided, mis mul on. Ehk siis T-särk, pikad püksid ja tossud ja plätud ka. Ja nüüd ma siis näitangi, kuidas see kõik mahub seljakotti. Seljakoti valiku puhul oli hästi oluline, et see käiks lahti nagu kohver, sest see muudab pakkimise oluliselt lihtsamaks. Need matkaseljakotid on küll väga head kandmiseks, aga matkaseljakotid on kõik need pealt laetavad ja väga keeruline leida teinekord asju üles, mis sa sealt tahad kätte saada. Ehk siis Osprey oli väga hea, sest ta käib lahti sellised. Ja hästi palju on ruumi ja nüüd ma panen kõik need siia sisse. Ja selline ongi minu seljakott. Kokku vist on see kaalub kuskil 8,3 kilo, 8,5 kilo. Oleneb, kui palju asju ma raatsin taskusse panna. Aga jah, selles suhtes on väga mugav reisida. Kunagi ei pea muretsema selle pärast, et pead pagasi ära andma. Ja kunagi ei pea ootama lindi juures pärast oma suurt pagasit. Ehk siis mina väga soovitan alati reisida käsipagasiga. Sest palju sul ikka tegelikult asju vaja on. Suure tõenäosusega on sul niikuinii olemas võimalus oma riidid vahepeal pesta. Ja pool sellest kotist ju moodustabki tegelikult tehnika. Ehk siis, et kui me neid videod ei teeks, siis me võiks reisida täiesti tavalise seljakotiga, ma arvan. Aga jah, tänane video oli selline ja ma ei tea, selles suhtes, kuna mina nüüd lähen tööle ja Marianne ja Aleksander peaksid ka varsti jõudma,
nii et kirjutage alla kommentaaridesse, kui te tahate veel mingeid erilisi teemasid, mida ma kajastaksin, millest ma videoid teeksin, hea meelega jagan teiega seda infot. Ja ei muud kui järgmise korrani. Ciao!